Kusagil 50 aastat pärast radiatsiooni avastamist ja tuumafüüsika kui teaduse teket loodigi esimesed tuumajaamad ehk esimene põlvkond tuumaelektrijaama. Nendest esimestest katselistest reaktoritest said praktiliselt laialt kasutust leidvad tuumajaamad 60ndatel ja sündiski teine põlvkond tuumaelektrijaama. Ja sellest ma selles videos ka räägin. Kiirelt kordame üle tuumareaktori põhitõed. Tuumaelektrijaam töötab täpselt nagu tavaline soojuselektrijaam. Ainus erinevus on, kuidas soojus saadakse. Soojuselektrijaamad lõhutakse elektronsidemeid ehk keemiliselt saadakse soojus. Tuumaelektrijaamas genereeritakse soojust tuumasid lõhkudes. Tuumaelektrijaamas genereeritakse soojus tuumas või südamikus. Südamikus leidub meil siis uraan. Ja nagu looduses on ta seal 3 isotoobina. Kerge 234, mida on looduses alla 0,007%. Raske 238, mida on looduses üle 99,3%. Ja kõige tähtsam on keskmine 235, mida on alla 0,7%. Kõik 3 uraani, nii looduses kui tuumas, vaikselt lagunevad. Raske uraani puhul lagunevad pooled tuumad 4 miljardi aastaga. Tavaliselt laguneb esimese asjana ta alfa-osakeseks ja gamma-kiirguseks. Raske uraan laguneb ebastabiilseks tooriumiks, mis mõne päevaga laguneb edasi, ja siis edasi, ja siis edasi, kuni lõpuks jääb järgi plii. Ja kogu ahel võtab aega kusagil 240 000 aastat. Keskmine ja raske uraan lagunevad sarnaseid teid pidi. Kuid mõnikord väga harva, juhtub midagi erilist. Keskmine ja raske uraan ei lagune nagu tavaliselt, vaid nad lähevad lihtsalt pooleks. Nad poolduvad 2 väiksemaks tuumaks ja vabastavad neutroneid. Need neutronid tabavad teisi uraani tuumasid, muutes need raskemaks. Kui neutron tabab rasket uraani, muutub see plutooniumiks. Sellest ma räägin natuke hiljem. Kui need tabavad aga keskmist uraani, muutub see uraan 236, mis on nii ebastabiilne, et 80% tekkinud uraanist pooldub koheselt ja vabastab 2-3 neutronit. Need tabavad rohkemaid uraane ja tekib ahelreaktsioon. Looduses ei teki ahelreaktsiooni, kuna neutronid ei taba teisi uraani aatomeid. Need lihtsalt liiguvad liiga kiiresti. Need neutronid eraldatakse uraani mineraalist ja nad lagunevad 12 minuti pärast prootoniks ja elektroniks. Ma tean tuumafüüsiku nimeni. Sellist lagunemist kutsutakse beta- lagunemiseks. See juhtub ka raskes uraanis. Kui viimane peaks neelama 2 neutronit, lagunevad need tema sees elektronideks, mis välja paisatakse, ja 2 prootoniks. Ning tekib plutoonium, mis on 2 prootoni jagu suurem aatom. Nii, siis ahelreaktsiooni saamiseks on vajalik neutronite aeglustamine. Neutronite aeglustamiseks sobib väga hästi grafiit ja vesi, kuna nendes olevad tuumad on väga väiksed ja kokkupõrkel kiiresti liikuvate neutronitega ei neela nad neid, vaid aeglustavad neid. Seega me võtame loodusliku uraani, paneme selle grafiiti või vette ning tekibki ahelreaktsioon. Ning selle ahelreaktsiooni keskel eraldub soojus, mida me ära kasutame. Kui tuumas kasutatav uraan on looduslik, siis vajab tema ahelreaktsiooni saamiseks kõvasti rohkem abi ja kõvasti rohkem neutronite aeglustamist. Kuid kui tegemist on rikastatud uraaniga, kus on rohkem keskmist uraani, siis vajab ahelreaktsioon vähem abi. Uraani saab rikastada seda tsentrifuugides ja tavaliselt pole rikastatud uraanis rohkem kui 3% keskmist uraani. Kui ahelreaktsioon käima läheb, tekib uraan 236 ja plutooniumi, mis hakkavad ahelreaktsiooni ise toitma ja tuuma efektiivsus suureneb. Ahelreaktsioon lõpeb, kui süsteemi peaks sattuma midagi, mis neutroneid neelab, nagu boorist kontrollvardad või uraani laguproduktid. Nende laguproduktide tõttu tuleb iga 2 aasta tagant tuumakütust välja vahetada, hoolimata sellest, et see on täis reageerimata radioaktiivset uraani. Nüüd, kus me kõik hoomame natuke seda, mis protsessid toimuvad reaktori südames, saamegi hakata viimaks rääkima reaktori südamikust. Uraan on reaktori südamikes väikeste ümmarguste silindritena ning sõltuvalt reaktori suurusest on seda seal kas mõni või mõni 100 tonni. Need silindrid on mitme meetri kõrgustes sirkooniumist torudes.
Tsirkoonium on üks väga huvitav metall. See on neutronitele täiesti läbipaistev, ehk kõik neutronid läbivad seda ja see on väga vastupidav, nii et temperatuur, hõõrumine ja gammakiirgus seda ei lõhu. Neid tsirkooniumist torusid, mille sees on tuumakütus ehk uraan, kutsutakse kütusevarrasteks ning nende vahel on siis neutronite aeglustamiseks vesi või grafiit. Aeglane neutron läheb teise kütusevardasse, kus ta tekitab ahelreaktsiooni. Eraldub soojus, millest siis elektrit genereeritakse. Soojusülekandeks kasutatakse vett või mõnikord süsihappegaasi. Need ei reageeri neutronitega, mis tuumakütusest tulevad. Kui juhtub, et vesi tõesti reageerib gamma, alfa, beta või neutronkiirgusega, muutub see keemiliselt ja füüsikaliselt ebastabiilseks kusagil 8 sekundiks ning selle tõttu on tuumareaktori vesi täiesti ohutu. Olgugi, et vesi on hea neutronite aeglustaja, on raske vesi veel parem. Raskel veel on 2 rasket vesinikku ehk 2 deuteeriumi. Tavalisel vesinikul on 1 elektron ja 1 prooton. Raskel vesinikul ehk deuteeriumil on 1 elektron, 1 prooton ja 1 neutron. Rasket vett saadakse tavalist vett elektrolüüsiga lammutades. Elektrolüüsides laguneb tavaline vesi kiiremini kui raske vesi. Ja nüüd viimaks me saamegi hakata rääkima teise generatsiooni tuumaelektrijaamadest. Suures plaanis saab neid reaktoreid jagada 6, olgugi, et neist kõigist on variatsioone küllaltki palju. Enamus reaktorid kasutavad tavalist vett ning neist kõige levinum reaktori tüüp on B2-veerreaktor ehk eesti keeles surveveerreaktor. Nende südamikes kasutatakse rikastatud uraani ehk uraani, millest 3% on keskmise raskusega. Reaktori südamik ja vesi selle ümber on suletud süsteemis ja kusagil 150 atmosfäärise rõhu all. Reaktor ise töötab 350 kraadi juures ja selle rõhu all ei lähe vesi keema. Mis on väga tähtis, kuna keev vesi ei aeglusta neutronid. See tähendab seda, et kui sisemises ringis on leke või mõni muu avarii, hakkab rõhk koheselt langema. Vesi hakkab keema ja ahelreaktsioon lõppeb. See on ideaalne ja lollikindel negatiivne tagasiside kogu süsteemile. Soojusvahetus teise ringiga toimus kaitsekilbi sees ja teine ring oli samuti suure rõhu all, kuid mitte nii suure kui esimene ring. Ning teise ringi jahutamiseks oli 3. ring, mis polnud rõhu all, kuid kahjuks see siia skeemi ei mahu. Surveveerreaktorid on ühed kõige levinumad reaktorid maailmas. Ligemale 400 tükki on neid kokku ja kõik tuuma all olevad kasutavad neid. Ameeriklased kutsuvad neid B2-veerreaktoriteks, aga venelased VVER-reaktoriteks. Ning Vene disain on peaaegu identne. Ainus vahe on rõhus ja temperatuuris, mida kasutatakse. Levikult teine reaktori tüüp on GV-reaktor või B2-veerreaktor. Nendes kasutatakse samuti tavalist vett, kuid seda hoitakse 75 atmosfäärise rõhu all, mis tähendab seda, et vesi hakkab seal keema. Tuuma ümber on väike niuva vett, mis pidevalt aulustub. Kogu disain on selle tõttu veidi vähem efektiivne, aga ohutum. Kuna vesi pole nii suure rõhu all, siis on lekked ohutumad ja vähe tõenäolisemad. Nad on ka lihtsamalt ehitatud, mille tõttu juhtub rikkeid vähem. Kuna vähem energiat on vaja, et vett soojendada, siis kiirgab tuum ka vähem ja püsib kauem ja kulutab vähem kõiki asju enda ümber. Kuid kuna süsteem on endiselt rõhu all, siis lekke korral tekib see negatiivne tagasiside ja reaktori ahelreaktsioon jääb seisma. Kanadalased ja britid mõtlesid välja hoopis teise reaktori tüübi nimega surve raske veerreaktorid või PH2-veerreaktorid või kandureaktorid. Kuna nendes reaktorites kasutatakse tavalist uraani, siis oli vaja neutronite aegustamiseks väga efektiivset aegustajat ja valiti raske vesi. Raske vesi on rõhu all, et vältida keemist. Erinevalt tavalistest tuumasüdamikest on nende reaktorite kontroll vardad uraani varrastega risti. Avarii korral lükatakse vardad sisse. Kuid on ka teine variant. Raskele veele lisatakse kadioliiniumi, mis nagu neelab neutroneid ja lõpetab tuumareaktsiooni momentaalselt. Ning muidugi lekke korral langeb rõhk, vesi hakkab keema ja lõppeb ahelreaktsioon. Oli ka reaktorid, mis ei kasutanud vett. Gaasjahutusega reaktorid või AGR-reaktorid kasutasid rõhu all olevat süsihappegaasi. See süsihappegaas saavutas meeletud temperatuurid üle 600 kraadi, mis tegid selle reaktori üheks kõige efektiivsemaks maailmas.
südamikus kasutati rikastatud uraani. Et neutroneid aeglustada, kasutati grafiiti ja see muutis selle reaktori natuke ohtlikumaks kui teised. Grafiit ei kao ära, kui peaks olema voolukatkestus ja ka grafiit jääb lõputult ahelreaktsiooni toitma. Selle probleemi üle saamiseks muidugi on meil kontrollvardad ja teine hädavariant on ahelreaktsioon lõpetada süsteemi lämmastikuga üle lastes. Lämmastik neelab neutroneid ja tema radioaktiivdisotoobid lagunevad kiiresti, muutes selle süsteemi täiesti ohutuks. Grafiiti kasutas ka meie viimane teise generatsiooni reaktor, millest ma räägin täna. Kõige õnnetum Nõukogude RBMK ehk kergvee grafiitaeglustusega reaktor. Kui seda disaini esimest korda 60-ndatel tutvustati, tähendati koheselt selle probleeme. Sellel põhjusel mitte ükski teine riik peale Nõukogude Liidu seda reaktorit ei kasutanud. Reaktoril oli mitmeid disainivigu. Üks suurim oli, et tuumal puudus kaitsekilp. See oli selleks, et südamikke saab kiiremini välja võtta, kuna nende reaktorite üks eesmärkidest oli plutooniumi tootmine. Neutronite arvustamiseks kasutati grafiiti, kuid peale kontrollvarraste polnud mitte mingit muud varianti reaktsiooni lõpetamiseks. Väga suur oht oli positiivseks tagasisideks, kus grafiit hakkaks lõputult ahelreaktsiooni kiirendama. Teine suur viga on vee ja grafiidi kasutamine koos. Nii vesi kui grafiit mõlemad aegustavad neutroneid, kuid grafiit teeb seda paremini. Ehk kui vesi satub grafiidi ja uraani vahele, siis ahelreaktsioon mitte ei kiirene, aga aeglustub. Ning kui vesi hakkab aurama ja keema, siis neutronid tabavad grafiiti ehk reaktiivsus suureneb, mis on täiesti vastupidine varasematele reaktoritele. Ja selline sõltuvus veest ja tema olekutest tähendab, et tuum oli väga raske kontrollida ja tehnikutel väga raske aru saada, mis seal toimub. Ning see lõpus viiski katastroofini. Kõige hullem tuumakatastroof juhtuski RBMK reaktoriga. Kui kontrollvardad sulasid reaktori külge ja grafiit hakkas kontrollimatult ja lõputult ahelreaktsiooni toitma. Temperatuur läks nii kõrgeks, et süsteemis tekkis ülerõhk. Rõhk purustas reaktori ning kuna kaitsekilpi polnud, siis süttis reaktor õhu käes ja paiskas suurtes kogustes reaktori tuumast uraani ja muid laguprodukte õhku. Grafiit ja kokku sulanud tuumamaterjal jätkasid ahelreaktsiooni, kuni viimaks kogu tuum lihtsalt poori sisse tuli ära matta. Sulanud tuum siiamaani kiirgab ja tuli hiiglasliku betoon sarkofaagi sisse teist korda matta. Kogu see operatsioon võttis aastaid ja oli üks kallimaid maailmas. Mitte ainult rahaliselt ja ressursside poolest, vaid ka elude poolest. Kuid RBMK reaktorid pole ainsad, millega on probleeme olnud. Ennem Tšernobõli oli 3 miili saare tuumaõnnetus ja seal oli tegemist survevee reaktoriga. 3 miili tuumajaamas toimus rike. Teise veeringi pumbad lõpetasid töötamise ja varujahutussüsteemi klapid lõpetasid samuti töötamise. Tehnikud kartsid, et teise ringis tekib ülerõhk ja lülitasid reaktori välja. Poorist vardas suruti südamikku ning ahelreaktsioon lõppes koheselt. Ja lugu oleks pidanud ka seal lõppema, aga traagilisel kombel oli jaamas ka 3. rike. Esimese veeringi evakuatsiooniklapp. See evakuatsiooniklapp läks lahti ja esimesest ringist hakkas vesi evakueeruma ning see oli väga halb. Nüüd selles staadiumis pole ahelreaktsioon enam probleemiks. Ahelreaktsioon oli juba ammu kontrollvarraste poolt lõpetatud. Suuremaks probleemiks oli jääk soojus. Kui kasutatud südamikus ahelreaktsioon lõppeb, hakkavad seal toimuma teised lagunemised. Tuumakütuse jääk laguneb vaikselt veel nädal aega ja selle jooksul genereerib ta kõvasti soojust. Esimeses ringis on piisavalt vett, et seda kuumenemist kontrolli all hoida, aga kuna evakuatsiooniklapp oli lahti, langes rõhk ja vesi ei liikunud süsteemis normaalselt. Vesi hakkas tuuma ümber keema ja viimase temperatuur aina kasvas ja kasvas. Keev vesi ja temperatuur kahjustasid tsirkooniumist torusid ja tuumakütus sulas kokku ja valgus reaktori põhja. Esimese tsirkulatsiooni vesi saastus radioaktiivsete tuumaosakestega ja takkatipu evakueerus süsteemist.
Vesi evakueerus varupaaki, mis sai peatselt täis ja hakkas üle ajama. Radioaktiivne vesi voolas majja ja kiiritas mitmeid töölisi. Õnneks jaamast välja saaste ei jõudnud. Selles katastroofis oli samuti süüdi halb disain. Kontrollruumil polnud piisavalt palju andureid, mis täpselt ülevaadet annaksid, kus rike on. Ja kogu see katastroof oleks võinud ära jääda, kui inimesed oleks vaid teadnud, mis toimub. Selle katastroofi järel viidi vastavad muudatused uutesse jaamadesse ja täiendati personali koolitust. Fukushima oli GV-reaktor, kus tsunami tagajärjel sekundaarne tsirkulatsioon läks rikki. Fukushimas oli 6 reaktorit, millest 3 olid õnnetuse ajal töös. Kui maavärin algas, siis üritasid kõik 3 reaktorit välja, ehk poolist varda trükati reaktori südamesse. Ahelreaktsioon lõppes koheselt. Kuna tegemist oli GV-reaktoritega, jäid südamikud kuivale. Südamikke hakati varusüsteemidega koheselt jahutama. Reaktor 1 oli mehaaniline soojusvaheti, mis reaktori enda soojusega jahutas. See jahutus oli nii efektiivne, et reaktor läks liiga külmaks ja tehnikud lülitasid selle ajutiselt välja. Reaktor 2 ja 3 olid suured elektripumbad, mis vett tsirkuleerisid. Kõik need toimisid ideaalselt, kuni tsunami jaama tabas. Kõigi reaktorite varugeneraatorid olid keldrikorrustel, mis üle ujutati. Kogu jaam jäi elektrita. Reaktor 1 jaotusklapp, mille tehnikud olid kinni pannud, töötas elektri peal ja seda ei saadud lahti. Reaktor hakkas kuumenema ja sirkoonium sulas ära. Reaktori südamik valgus reaktori põhja, kus ta veega keemiliselt reageeris. Tekkis vesinik, mis peatselt plahvatas. Reaktori kest läks katki ja suurtes koguste radioaktiivseid laguprodukte läks atmosfääri. Reaktor 2 ja 3 hakkasid pumbad akude peal töötama, kuid viimased jooksid paari päevaga tühjaks. Kuna tsunami oli kogu Jaapani ära laastatud, ei jõutud elektrivõrku taastada. Kui pumbad otsad andsid, kordus sama stsenaarium nagu reaktor 1. Tekkis vesinik, mis plahvatas. Traagilisel kombel lekkis vesinik ka reaktorisse 4, mis samuti plahvatas. Terve selle katastroofi keskel tehnikud meeleheitlikult proovisid reaktorisse vett saada. Nad parandasid generaatoreid, liine, kilpe, pumpasid tuletõrjeautodega vett reaktoritesse, kuid mitte midagi lõpus ei aidanud. Nende ebaõnnestumise tõttu sattus suurtes kogustes saastet vette ja õhku, kuid enamus neist saasteainetest olid lühiajalised ja suurt kahju keskkonnale polnud. Kiire reageerimise tõttu oli ka sellel katastroofil üpris vähe kannatanuid. Otseselt kiiritusse on praeguseks surnud vaid üks inimene. Psühholoogiline trauma ja stress, mis õnnetusega kaasnesid, on arvatavasti rohkem inimesi tapnud. Viimane gaasireaktor pandi kinni aastal 2015. Ja selle ning raskeveereaktoritega suuri katastroofi juhtunud polnud, kuid väikseid õnnetusi, tulekahjusid ja kütusetranspordiga on kannatanuid olnud ka nendel. Hoolimata nendest ja sadadest väiksematest õnnetustest on tuumaenergia kõige ohutum energia, mida me teame. Rohkem inimesi saab kivisöe põletamisest vähi kui radiatsioonist. Sellele numbril võiks vabalt lisada ka surmad, mis tulevad kliima soojenemisest ja kaosest, mis tabab maailma, kui kivisösi viimaks otsa saab. Sellest hoolimata oli selge, et tuumaenergia peab veel ohutum olema ja nii sündiski 3. põlvkond tuumajaamu, millest ma räägin järgmises videos. Järgmise videoni.